Mul on tohutu hea meel olla Pärnu koguse keskel taas siin ja see on alati üks suur rõõm tulla siia ja vaadata neid kõiki siin ja kui ma vaatan, ma näen siin mõnda uut inimest, keda ma ei ole, kui viimati siin käisin, vähemasti ei olnud näinud. Nii et tohutu hea meel on täna teie keskel olla siin ja ilusat advendiaega teile kõigile. Jah, kui Janno vend rääkis siin, et tõesti me oleme head sõbrad ja mõtlesin seda ajale tagasi, kui Janno rääkis, ainuke asi, mis mind nagu kripeldab, kui me istusime Stefanis, midagi ei kripeldama praegu. Ja kui ta räägib, et ma olen tast ees siin koolis ja jah, selles mõttes ma olen teist 1 aasta. Aga ainuke asi, mida ma Stefanis küsin, ma pean küsima ta käest pintsaku. Võitub pintsaku, mis Jannol on ja ma oleks seda siiamaani kandnud. Ma oleks pingutanud selle nimel, et hoida ennast saledant joont. Aga kunagi on seda hilja teha. Nii et jõulukuu ja kui Agnes mainis siin jõulukuus, siis ja me laulsime siin imelisi ülistuslaule ja juba üks väikene mõte, et üks väike tüdruk tänab Jumalat südamest jõulukuu eest ja ütles tänu Jumalale väikese venna eest, kuigi ma palusin kutsikat. Nii et Jumal teeb üleööp isegi palvete. Nii et me iial ei tea, kuidas asjad võivad minna, eks ju. Me palume, aga tihti see, mida me palume, me ei saa. Eks ju, sest Jumal teab, mitte sellepärast ta kade oleks, aga Jumal teab, mis on parim. Nii et selline jõululugu sissejuhatuseks täna. Aga mis mu südames oli teiega jagada täna, on, kui ma kokku võtaksin selle pealkirja. Mis see tänane pealkiri oleks, siis võiks olla võitud elu. Ja kui me tuleme selle sõna juurde või selle tema juurde, siis mis on sinu elu parimad päevad? Sinu elu parimad päevad on need päevad, mil sa tunnetad oma pühendumist eesmärgile ja need on su elu kõrghetked. Need ei ole kindlasti päevad, kus sa logered. Logelemine on hea. Ja puhkus on hea. Üks vahva mees, üks jutlustaja, ma ikka aega teda kuulan. Ta oli ühes saates ja ütles, et ma plaanin oma perega puhkusele minna. Ja keegi püha vend, see oli püha vend, mitte õde, tavaliselt me räägime õdedest, aga me räägime vennast, see oli püha vend, helistab kohe ja ütleb, mida jama? Sina vend mõtled endast õige ikka täitsa valesti. Kas saatan puhkab või? Ja siis see vend ütles, et nojah, et miks sa arvad, et ta mu eeskuju on? Need ei ole kindlasti logelemise päevad. Need ei ole kindlasti head ajad. Janno rääkisin pingsimängust. Pingsimäng on hea. See on mõnus. See annab midagi juurde. Aga need ei ole su elu kõrghetked. Eriti kui sa pähe saad kogu aeg. Muidugi ma räägin enda, et tema teeb mulle pähe. Mitte vastupidi. Et need on väga elu kõrghetked, eks. Aga see elu kõrghetk on see, kui sa oled pühendunud ühe eesmärgile. Ja kui me vaatame, siis eesmärk tuleb leida oma elus. Eesmärgi peab saama. Eesmärgi peab otsima elus ja minema ja panema selles suunas. Võitlema ühte head võitlust, ühte head lahingut. Ja siis sa tunned ja näed, et see on su elu kõrghetk. Sest sa oled otsinud Jumalat, sa oled otsinud seda suunda, eesmärki ja paned täiega selles suunas. Ja kui sa vaatad pärast hiljem selle võitlusele, siis võid öelda, see oli üks hea võitlus. See oli üks hea võitlus. Üks iseloomustavaid jooni kõige selle juures, ma tooksin välja, on üksindus. Tihti on see üksindus. Ja keegi on öelnud, et inimlik on seista koos rahvaga. Jumalik on seista üksi. Jumalik on seista üksi. Ja kui me vaatame, siis toome ühe näite või ühe piibli kirjakoha. See on, see on 2. Timoteuse 4. 2. Timoteuse 4.16. Nii et 2. Timoteuse 4.16. Ja vaatame, mida ütleb 2. Timoteuse 4.16. Ja see ütleb nii. Kui ma esimest korda kohtus enese eest kossin, siis ei seisnud keegi mu kõrval, vaid kõik jätsid mu maha.
ärgu pangu seda neile süüks. Ärgu pangu seda neile süüks. Kui ma vaatan piiblist Taavetit. Taavet oli üks vahva mees, eks ju. Me enamus teame Taavetit. Aga kui me loeme Taaveti laule, siis Taavet oli pühendunud Jumala otsimisele. Ja kui sa vaatad ta sügavaid sõnumeid, mida ta räägib, kuidas ta seda kõike väljendab, siis me näeme Taaveti lauludest. Ta oli kuningas, eks ju. Ta oli kuningas. Ta oma perekonnaliikmed pilkasid teda. Ta oma perekonnaliikmed pilkasid teda. Mis narr sa oled siin? Aga ta keskendus ja otsis Jumala südant. Ja kui me loeme, see on nii sügav. Piiblis selline prohvet nagu Jeremiia. Ta ennustas ja nuttis üksinda. Eelia ohverdas ja tunnistas üksinda. Ja neid lugusid piiblist on veel ja veel. Tuleme Danieli raamatuuri, kellel on piiblit tuvastatavas kohas, kes suudavad seda leida, saavad kaasa olla. Danieli 3. peatükk. Ja me näeme siin, et me teame Danielit. Kes on kuulnud üks mees nagu Daniel? Enamus on kuulnud Danielist. Daniel on üks tuntud mees, aga ma täna keskenduksin või vaataksin ühele teisele 3 mehele, kes on Danieli raamatus. Need on 3 vahvat venda. Sadrak, Mesak, Abednego. Ja kui me seda lugu vaatame, siis Taaveti 3. peatükk räägib sellest, et kuningas Nebukadnetsar lasi püstitada ühe kuldkuju. See on hiiglaslik kuju, see on umbes 27 meetrit kõrge. Ikka tõsine kuju, mitte pisikene, eks ju, nagu Oscari jagatakse. See oli ikka suur kuju, kõik nägid seda. Ja see oli kullast. Ja kuningas andis vägeva käsu. Kui te kuulete pillide, kannelde, naablite, kõige muude pillide häält, mis peab tegema? Silmili maha kummardama. Kuldkuju. Ja ta tegi suure vägeva peo ja kui me vaatame, keda ta sinna käskis kokku kutsuda. Ta käskis kutsuda kokku asehaldurid, ülemad, maavalitsejad, nõunikud, varahoidjad, kohtunikud, korravalvurid ja kõik linna ametikandjad. Et need tuleksid ja pühitaksid seda kuju. Ja rahvas tuli, algas üks pillide mäng ja rahvas muku kummardas kuldkuju. Ja siis oli mingid seltskond, kes kaebas kuningale. Kuningas, kuule, kas sa ei ole mitte andnud sihukese korralduse? Ja siin on mingid mehed, kes ei hooli sinust kuningas. Nad ei hooli karvavõrki. Ja need on mehed, kelle sa oled pannud valitsema Paabeli üle. Seal 3 meest, Sadrak, Mesak, Abednego. Ja kuningas ütles, et ta viha tõusis, me loeme, viha tõusis, käskis endale kutsuda. Ja ütles, tulge siia vennad, vaatame üle, mis toimub. Ja kas teie ei kummarda kuju? Ma annan teile ühe võimaluse. Kuningas pani proovile meeste selgroo, mis puust on mehed. Ja ta annab nendele veel ühe võimaluse. Kui te nüüd kuulete seda lugu, kõige pillikesi on, ja kummardate, siis saame asja korda. Mis mõtted võisid meestel peast läbi käia? Meestel võisid käia peast läbi igasuguseid mõtteid. Kas see Jumal, keda mina teenin, kas see Jumal, kelle pärast ma olen täna siin, päästab mind? Kas ta päästab mind sellest kohustavast hukatusest? Sest tulemus oli ju teada. Hai. Ja mitte selline mõnus pikutamiseks, vaid see oli ikka tõsiselt kuumahi. Me loeme, et see oli 7 korda kuumemaks isegi köetud hiljem. Mehed võisid mõelda, kas mu usk on piisavalt tugev? Kas see kannab mind ikkagi? Kuidas saab mu prestiisist, mu turvalisus? Kõik mõtte võisid meeste peast läbi käia. Ja võib-olla käis ka meeste mõtte peast läbi, et kui see pilviviit, trummide põrin hakkab pihta, no mis sa teed? No täpselt sel hetkel tuli mu kinga vahel lahti. Ma vähe niimoodi, siia on palja kinni. Ja see,
võiks ju jätta tegelikult, et kuningas, ma ju austan sind, eks ju. Ma ei tea, mis mõtted peast meestel läbi käisid. See võis igasugused mõtted peast läbi käia. Me seda ei loe, aga meestel oli tõsine väljakutse. Kuningas pani meeste selgroa proovile. Mis puust mehed on? Need mehed olid teelahkmel. Tõsine küsimus, teelahkmel olek. Kas siin on keegi täna, kes on kuskil teelahkmel täna? Nägid sa? Ma võin 2-2 tõsta. Teelahkmel olek. Ja mis on teelahkmel olemise tunnused? Vaatame mõnda. Ma olin teelahkmel ja eile mul oli üks vahva kohtumine ühe mu sellise kahe vaimuliku sellise kinnitajaga, kelle käest ma ikka vahest nõu küsin, kui ma hädas olen. Ma olen tihti hädas. Ma ei tea, kuidas teiega on, aga ma olen tihti hädas. Ma olen tihti teelahkmel. Ja teelahkmel sellepärast, et mitte ma olen selline rahutu hing, vaid usun, et küsimus on selles, et ma vaatan täna tõesti, palju asjad on ju korras. Mul on tugev abielu, mul on vahvad lapsed, mul on oma kodu, mul on alati leib laual, mul on kogudus, mul on meeskond, mul on tiim, kõik on nagu toimib, eks ju. Aga ma selleks püha rahulolematus. Ma ei ole rahul sellega. Sest minu Jumal on palju suurem. Minu Jumal suudab palju rohkem. Ja ma ise suudan palju rohkem areneda, kasvada. Ja ma igatsen, et Jumala vägi võiks igas mõttes veel suuremini väljenduda. Ja minus. Tihti ma olen rahul nendega see teadmisega, mis mul on. Ma tahan rohkem teada, ma tahan rohkem õppida. Ma tahan rohkem areneda, kasvada. Ja nii see on. Ma võin teistega nõu küsida. Ja me vaheme vahest nõu. Teile keegi rääkida. Kuule, kuidas sellega on? Kuidas ma selles olukorras käitun? Ma ei oska, lihtsalt ei oska. Tahan, aga ei oska. Muidugi Piibel ütleb, et kui te vajate tarkust, siis paluge, Jumal on heldesti kõigile. Ja, seda me ju teeme. Aga vahest oleks lihtsalt vaja kellegiga rääkida. Ja ma ei vaja mingit suurt ilmutust tihti. Aga ma vajan ühte kaasa mõtlemist. Seda õiget asja, seda õigel teel. Ja meil on need inimesi, me vajame nõu. Me tahame küsida kellegiga, rääkida, pidada plaani. Aga otsuse pead sa tegema ise. Ja sa pead selle otsusega, mida sa siis teed oma elus, sellest vastutama ja sellega ise edasi elama. Me peame tegema otsuse ise. Teised võivad meil lõu anda, aga otsuse peame tegema ise. Teiseks oluliseks asjaks pühendumine. Tasuta pühendumist ei ole olemas. Vaata muga nõus. Tasuta pühendumist ei ole olemas. Alati on sellel üks hind. Sellest alati maksta. Alati tuleb sellest maksta. Selle eest, et sa midagi ei tee, ei otsusta, maksad sa. Ja selle eest, et sa otsustad pühenduda, sellega oma hind. See saab ka maksta. Nii tasuta pühendumist ei ole olemas. See sinu otsus, see mõjutab alati teisi. Kui ma väike poiss olin, mul meeldis vanaema, suviti palju vanaema juures olla, see oli üks tiik. Ja ma ikka võtsin ühe kivi ja virutasin tiiki. Ja siis ma vaatasin, kuidas need lained, mis selle kivi tekitab, lähevad teispool kallast. Ma panin sinna mingi puuoksa, viskasin ja siis vaatasin, kuidas see puuoks läheb teispool kallast. Need lained mõjutasid kogu tiiki. Sinu otsus mõjutab teisi. Kas siis positiivses või negatiivses viisis, aga see alati mõjutab. Ja Jumal ilmutab neljandaks. Jumal ilmutab end selle keskel ja astub vahele, kui sa otsustad pühenduda. Jumal tuleb ja astub vahele. Milline on, miks me vahest oleme seal, kus me oleme? Ja kui me vaatame pilte, usume, et kõik olete näinud pilti Jeesusest. Näed, siin härrasmehel on üks lips Jeesusest. On ja? Üks juuspilt. Usume, me kõik oleme näinud
pilte Jeesusest, kuidas Jeesust on kujutatud. Ja iga autor või iga, kes iganes selle pildi teinud on, kujutab seda kuidagi viisi. Ta paneb siin oma nägemuse sellist, milline on tema arvates Jeesus. Ma olen igasuguseid pilte. Igasuguseid pilte. Võib-olla mõni pilt on seal, kus ta seisab üle maa ja vaatab üsna morni näoga. Sellepärast ta ei ole rahul selle olukorraga, mitte üks põrm, mis toimub siin. Ta lihtsalt ei ole rahul. Ta on nii rahulolematu, ta on rahulolematu kõigega. Ta on tige nägu, mis toimub? Kaua ma pean rääkima? Või mõni pilt on seal, kus ta on rõõmus, kaastundest kõige vastu. Ta vaatab võib-olla laste keskel, kus vaatavad, ütleb lapseks, et tulge minu juurde. Teie päralt on taevariik. Milline on sinu pilt Jumalast? Kas Jumal nuhtleb mind? Ta laseb mind läbi kukkuda korduvalt, sest ta mõtleb, et vaatame, kui kaugel sa siis jõuad minna. Ma vaatan mõnuga, kui kaugel sa läbi kukud, kui kaua sa jaksad läbi kukkuda. Ta tahab läbi kukkumist. Ta tahab, et ma kukus kogu aeg läbi. Võib-olla sa mõtled, et ei tea, kas ta ikka päästab mind. Kas ta tõmbab mind ikka august välja? Milline on sinu pilt Jumalast? Oleks ju ääretult rumal teenida sellist Jumalat, kes ei hooli minust, kes laseb mind kogu aeg läbi kukkuda, kogu aeg sinna auku sisse minna. Ja siis mõtleb, et võib-olla 30 aasta pärast tuleme tagasi, vaatame, kuidas sul poisike läinud on. Ei ole muutunud midagi, istu veel. Ta oleks vastutustundetu. Ja kas me tahaksime teine sükst Jumalat? Me ei taha. Milline on sinu pilt Jumalast? Ja kui me vaatame Danieli näidet, siis tuleme Danieli 3, 16, 17 ja 18 juurde. Ja vaatame, milline oli pilt nendel 3 mehel Jumalast. Danieli 3, 16, 17 ja 18. Sadrak, Meesak ja Abednego kostsid ning ütlesid kuningale. Nebukadnetsar, selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi. Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa. Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, kuningas. Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et me ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mida lasknud püstitada. Kui Jumal võib mind päästa. See on see Jumal, keda mina teenin, kelle ma olen pühendunud. Vaadake, milline pilt oli nende 3 mehel Jumalast. Nad mõistsid, et Jumal ootab neid õigeid tegusid. Õiget suhtumist. Kui me vaatame täna kasvama pühendumise peale, kuidas siis saada, kuidas pühenduda ja kasvada selles? Ma toon mõned 6 punkti. Täna tooks välja. Tihti kui me oleme ristteel ja me ei ole rahul olukorraga. Me ei ole rahul võib-olla oma vaimuliku olukorraga. Me ei ole rahul võib-olla oma tänaste ettevõtmistega. Sest pühendumine Jumalale on väga oluline. Pühendumine oma ettevõtmistele. Ma vaatan siin kogudus on üks huvitav kogudus, siin on palju ettevõtteid vähemasti, kes võtab midagi ette. On ju? Ettevõtja see võtab midagi ette. On ju? Ta võtab midagi ette, ta teeb midagi ära. Ta keskendub ühele asjale, ta keskendub ühele suunale ja ta läheb ja pühendub sellele, eks ju. Ja tihti ristel olemine algab ühe võitluste keskelt. Danieli raamatu põhjal olid need mehed pagendatud Babyloniasse. Ja kuningas Nebukadnetsar, me näeme teised kuningas Nebukadnetsarit teise valitsemise aastal, nii et need mehed olid Babylonias vangis, pagendatud sinna. Ja see ei olnud nende kõige parem koht, kus olla. Ei olnud kodus mõnus turvaline, oma koduseinte vahel, tempel oli hävitatud ja need mehed olid võõrna maal, vangi viidud. See ei olnud just hea koht, kus olla. Aga need mehed teadsid midagi, mis on õige.
ja need mehed, see algas võitluste keskel vangis olles, mehed olid vangid. Raskused. Kui sa oleme rahul olukorraga, võitlus, see on mitte halb koht, kus olla, või teisest küljest on see hea koht, kus olla. Ära põlga seda, kui sa oled, või pelga seda, kui sa oled võitluste keskel, raskuste keskel. Ei ole mugav olemine, siis sealt on alati võimalik välja pääseda ja midagi sellest olukorrast õppida. Võitlused. Tulen selle juurde tagasi. Pühendumine on valiku tagajärg. Pühendumine on üks valiku tagajärg. Ja see ei ole tingimus. Inimesed ei pühendu mitte sellepärast, et olukord on soodne, vaid nad otsustavad pühenduda. Vaatame Danieli 1.8. Mida Daniel otsustas? Daniel 1.8 ütleb nii. Aga Daniel otsustas oma südames. Daniel otsustas oma südames. See on üks otsus. Ta otsustas oma südames need asjad ära. Kolmandaks. Pühendumine algab meie elus väikeste asjadega. Väikeste asjadega. Ma olen kohanud inimesi, kes tahavad kohe suuri asju teha. Eks ju? Hakkavad kohe suuri asju tegema. Nad kohe tahavad suurele asjale pühenduda. Ja siis ma olen vaadanud inimesi, kes tuiskavad natuke siit ja natuke sealt, sest asi on nii suur, ja siis oskavad kuskilt pihta hakata sellega ja siis nad otsustavad ja jooksevad. Ja tulemuseks on lihtsalt üks jooksmine. Tulemust ei olegi. Tulemust ei olegi. See on üsna olematu. Ei taha öelda, et on 0, aga olematu. Eesmärk, mis püstitatud, nad ei jõua selleni. Ja kui ma mõtlesin täna siia sõites, ma mõtlesin Lihula koguduse peale, hea mõte oli autos ja sõita, ma mõtlen palju. Ma sõidan auto üsna palju, ma mõtlen palju, ma kuulan palju. See on üks hea võimalus. Ja kui ma mõtlen Efesuse 4. peatükki 4, 11-16, siis see on mind paelunud, see salm. Siis ma olen ta pandud prohvetiteks ja apostliteks ja evangelistideks ja et pühi inimesi valmistada abistamistööle ja lõpuks, et 11 toetada liikmete abil toetama ja armastuse 11, eks ju. See on hästi ühide kokkuvõte. Ja mõtlesin sellele väikestest asjadest. Ma tulin täna siia ja ukse peal tervitas pühendunult Ergo. Ma ju hetkekeks ei arvanud, et ukse peal ei ole, et teda üldse seal ei seisa. Siis ma teda alati seal näinud. Ta on alati seal olnud ja ma usun, et kui ma järgmine kord tulen, ta seisab ikkagi seal. Ta lihtsalt seisab ja kähitab õlgu, aga ma tean, et ta seisab seal. Kui jumal tahab, on ju. Keegi on täna siin pühendunud sellele, et Aldeni küüned on olemas. Ja kui mõtlen sellele, kas koguduses on aulisemaid teenistuskohti. Aulisem, kes mängib trummi või see süntesaatus on juba suurem, see on aulisem, see on natuke väiksem, see on vähem aulisem. Ja kitarr, see on lihtsalt taustaks. Keegi, kes tegi kohvit, see lihtsalt on mööda minnes, sest keegi peab ju tegema. Eks ju, keegi käitis laua pani küünad põlema, mis see pisik tikutööme ikka on. Aga see kõik loob ühe atmosfääri. See kõik loob ühe täiuslikkuse. Kas see on väike asi? Kas see on väike asi, kui keegi tuleb ja pakub kohvi? Inimene, kes tuleb sisse, mida ma tahan näha? Ma mõtlesin sellele. Kuidas me tahame jõud inimest? Kuidas me tahame öelda, et tere tulemast, kui kõik väikestes asjades on pühendunud? Keegi tuleb sisse, vaatab. Näe, 6 lambist 1 pirn ikka põleta. No jumala, et pimedas ei pea olema, eks ju. Keegi on hoolitsenud selle eest, et kõik pirnid põleks. Mõtle, millise mulje see jätab, kui ma tulen siia, et huvitav, et kas nad kokku hoiavad või? Elekter vist on tõusnud. See on üks põnev kogudus. Ja head kohvi ka ei ole, sellepärast on Tammetõru lõhna on siin tunda kuidagi. Keegi on siin pruunistanud seda. Väga ökopoisid, eks? Aga see kõik on siin suurepärane. Aga
see algab väikesest asjadest. Väike pühendumine. Kõik saavad midagi teha. Ja see algab väikesest asjadest. Nii et kui sa täna oled siin ja mõtled, et tegelikult, jah, ma saaks ju midagi teha. Kuule, küsi pastori käest, mis oleks vajadus? Mida me saaks teha selleks, et see kõik oleks siin suurepärane? Ja see algab väikestest asjadest. Tule küsi väikest asja. Ja kui sa teed väikest asja hästi, pane tähele, pastor ütleb, kuule, tee suuremat asja. Pühendumine algab väikestest asjadest. Lahenda pühendamise probleem enne, kui see esile kerkib. Mida ma sellel mõtlen? Lahendab pühendamise probleem enne, kui see esile kerkib. Vahest me ilmselt Pärnu koguduses nende asju juhtu. Aga Nihulis on küll. Üks inimeste grupp, kel on kogu aeg probleemid. Kogu aeg. Üks asi jääb teist taga. Ja asjad juhtuvadki, eks ju. Aga kui sa vaatad seda inimeste elu, siis ma imesta selle üle. See ei ole midagi uut. Kogu aeg ta vajab eespalvet, vanaema eest, vanaisa eest, sugulaste eest. Siis tal on veel üks naaber. Ja siis on tegelikult üks asi, kogu aeg ta juhtub midagi. Kogu aeg on üks jamps ja jampsiga taga. Ja mõtled, kus ta elab, kus tema küll elab. Aga ta ei ole pühendunud mitte millegile. Aga kui sa otsustad pühenduda, Jumal, ma tahan teenida sind, siis milline on sinu pilt Jumalast? Kas Jumal on see, kes tahab kogu aeg, et ma üle kivide känduda kõnnin kogu aeg? Ja kogu aeg vihma sajab. Päike minu hoovi küll ei paista. Ma tean vales kohas. Lahenda pühendumise probleem enne, kui see just tullagi jääb. Usalda Jumalat. Jumala usaldamine. Vaat sellega on vahest raskus, on ju? Mõnel inimesel. Usaldada Jumalat. Usaldada Jumalat. Kuidas siis sellega on? Mida need 3 meest tegid? Ma mõtlen vahest ikka nende peale. Kui sa kummardad kuju, sa oled ahju. Ma ei keegi ilmselt ei ole selles olukorras kunagi olnud, eks ju. Tõsine küsimus. Mida need mehed said teha? Usaldada Jumalat. Minu Jumal päästab. Kuigi seda polnud keegi veel näinud. Et see asi võib juhtuda. Vähemasti ma viimisi loe, et sellist olukorda kuskil olnud. Vähemalt oli leidnud veel. Sellist asja ei juhtunud, ei olnud näinud keegi. Ja minu Jumal võib mind päästa. Nad usaldasid Jumalat. Suured pühendumised ehitatakse üles Jumala usaldamisele. Suured pühendumised ehitatakse üles Jumala usaldamisele. Ja lõpetuseks, mul on 11 minutit aega. Ole sihikindel. Ole sihikindel. On inimesi, kes ma olen näinud, kes alustavad hästi. Nad hakkavad midagi hästi tegema. Nad pühenduvad. Aga mõne aja pärast vaatad, et täna on kuidagi vihmane ilm. Sellega küll nüüd niimoodi vist ei jõua kaugele, et ei saa tulla. Kuidas ma teen seda ära 100 koha varrest? Ja sihikindlus on kadunud lipsti. Selline torm, et kui ma välja lähen, tõenäoliselt ma viib mütsi peast ära. No, kuidas ma saan välja minna ja olla sihikindel selles? Autot mul ei ole. Ja kui ma mööda teed lähen, äkki kukun. No, mis kasu must siis sest on? Umbes paar nädalat tagasi ma toon lõpetuseks loo sihikindlusest. Mul olid 2 sõpra külas, 2 vahvad Soome venda. Nad ütlesid, et nad tulevad, juba ammu leppisid kokku, et nad tulevad sügisel midagi tegema. Nad tahtsid tulla kirikusse, meie kogudusse, midagi tegema. Ma vaatasin, et teil on uhke lava. Me ehitasime ka lava. Ma pean kõiki janna pealt ahvima. Midagi teha pole. Kõiki ma ahvin janna pealt. Isegi lava ahvisin janna pealt maha. Et kirik saab olema lava. Me tegime
10 korda suurema. jah, just. Ja lava. Nad ehitasid lava valmis. Me nägime, et peame lastetoos peame remonti tegema. Köögid ära värvima. Me tegime suure remondi ära soomlastega. Nad pühendusid, täiega pühendusid. Võtsid nädala aega ja tulid ja pühendusid selle tööle. Nad oskasid seda väga hästi teha. Ja 6 päevaga oli valmis kõik. Ja oli 2 vaba päeva. 2 vaba päeva. Ja mul kodus on üks saunamaja. Ja ma tahtsin sinna 2 tuba ehitada. Ma olen seda plaaninud, ma olen seda ka alustanud. Ja siis Soome vend ütleb, et kuule tead, pole viga, lähme ehitame sellega valmis. No jah, et see on tore idee, aga no kui sa just väga tahad, ega ma vastu ka ei ole, lähme teeme ära. Tore, ma olen selle mõelnud valmis saada, ma ei ole mõelnud seda veel pensionini ehitada veel. Et siis mis ma seda ikka enam ehitan. Aga lähme teeme ära. Ja siis alustasime seda tööd, vedasin materjali kõik kohale, kõik oli vägev. Ja seal on põrandat all. Seal on põrandat all, sa laid laagid ja natuke villa vaja panna soojustuseks vahele, et põrandaplaadid maha panna. Ja siis see Soome mees ja mul läheb seal trepp, hakkab esimesel korruselt hakkab üles minema teisele, see tuleb 2 magamistubu ülesse. Aga seal see auk on lahti. Sealt seal on väike süke kile peal ja natuke soojustust. Ja see mees läks ja midagi ta seal tegi. Ma vaatasin, et mina panin ville, ta läks toimetasse, võttis oma ühe brussi, kes oli akutrell ja kõnnib. Ja ta komistas. Ta komistas. Jalg ribises sealt laagi pealt naksti ära. Ja järgmine hetk, kui ma nägin, ta oli kukkunud, tegi seal niimoodi salto ära, kukkus kõmdi teiselt esimese korrusele. Mina vaatasin, mis juhtus, vaatasin, mees on seal all. Ei jäin väga hea välja. Võtsin, milleks see nüüd jooksin alla, ei ta ei rääkinud midagi, helistasin kiirabisse, kiirabid viis ta ära. Ja tulemus oli 8 ribi. Mees oli 71-aastane, või on ta 70-aastane. Ja ma seisin seal ja mõtlesin, mis nüüd siis on? Mis siis nüüd on? Miks see juhtus just nii? Ma käisin seda iga päev vaatamas, Pärnu tee on üks tore tee, ma olen selle palju sõitnud. Käisin tõlkimas teda, ta ei oska inglise keelt, ta rääkinud soome keelt, Pärnu arstid, ma imestasin, et ei rääkinud soome keelt. Ma käisin tõlkimas kogu aeg, mis toimub ja käisin iga päev teda vaatamas. Ja järgmisel päeval, esimesel päeval läksin teda, vaatasin, ta ikka vaikselt rääkis, üsna väsinud ja läbi oli. Läksin teisel päeval sinna, ma räägin seda selle pärast. Ütleb, et tuleb point, miks ma seda räägin. Ma läksin teisel päeval kohale, muidugi ma lõpetasin kohe töö kõik, mõtlesin kõik laiali, kõik koju. Aitab, lõpetame ära, teine soomlane ka, mõtlesin kõik lõpp. Isa tuli ka, mõtlesin, isa mine nüüd koju ilusti, joo kohvi ja puhka natuke. Ja lähen teisel päeval vaatama ja see mees vaatab mulle otsa, ütleb, et ma küsin, kuidas on, kõik kohad valutavad. Ja siis ta küsis mu käest, kas põrand on all? Mis põrandast siis räägime, see ei ole üldse oluline asi praegu. Ei, kas põrand on all? Ma ütlesin, ei, ma lõpetasin töö ära. Miks? Siin juhtus üks olukord, et ma ei tea, kas sa ei mäleta või, et siin üks mees, mu hea sõber kukkus alla, muuris 8 ribi ja nii edasi. Ja siis ta ütles mulle, ma tulen talvel seinu värvima. Ma tulen talvel seinu värvima. Kui põrandab pole, kuidas saab seinu ehitada? Ja siis ma mõtlesin midagi, see mees on pühendunud eesmärgile. Ei ole olukorda, mis takistab. Ei ole olukorda, mis lööb kraavi või pikali. Ka meie usu elus. Kui me oleme otsustanud teile issandat, pühenduda eesmärgile, pühenduda, olgu see ettevõtmisele. Sa otsustad pühenduda ühele eesmärgile. Võtad fookuse paika ja seisad ja usud, et see, mida ma teen Jumala tarkusega. See, mida Jumal annab, ma lähen ja saan kätte need asjad. Ma ei anna alla. Isegi kukkumine uperpalliga ei löö mind pikali, ei löö mind kursis kõrvale. Ma tõusen ja sihin uuesti kurssi. Ja kõige selle keskel ma nägin Jumala imet. Me käisime iga päev ja palvetasime selle mehe pärast. Täna on ta kodus selle autoga ja arst ütles, tegelikult on kõik hästi. Ribid olid kõik paikas, ei olnud nihkunud. Kopsud töötavad ideaalselt. Aeglas oli üks mees, kellel üks ribi katki. Ja kopsud hakkasid valepidi tööle.
ma ei tea, mis see tähendab. Aga ma saan aru, et see midagi head ei ole. Seal on kõik hästi. Ta ütles, ta tuleb tagasi, ta ehitab see asja valmis. Ma imestasin seda sihikindlust. See mees on sihikindel. Ja siis ta ütles mulle veel midagi. Ta on 71. Samal päeval, kui ta küsis, ma ütlesin, tuleb põrandat värvima. Ütles, ma mõtlesin oma elule järele. Ütles, mis see siis on? Ma lähen 10 aasta vastu pensile. Kallid, ma võtan oma jutu kokku. Sa oled täna siin. Ja ma usun, et me kõik oleme ristteel. Vähemasti võiksime või peaksime olema varem või hiljem. Sa jõuad ristteele. Ja mida sa teed ristteel? Sul on võimalik minna erinevatesse suundadesse. Vali see suund, kus sa tahad pühenduda. Vaata, mida Jumal on sul näitamas, mida Jumal on rääkimas. Ja kui sa tihti ei tea, täpselt võib-olla, mis suund see on, siis ole seal, kus sa saad pühenduda Jumala teenimisele, oma ettevõtmisele. Ja ole sihikindel. Ära anna alla, usalda Jumalat. Seisa Jumala tõotuste peal. Kas me alati näeme imesid ja tunnustähti kogu aeg kõigil oma sammudel? Nii kui astud tead üks imeline, selline suur, midagi võimast. Võib-olla mõned näevad. Aga kõik ei pruugi seda teha. Aga sihikindlus, ole pühendunud, võta suund paika, hoia seda silme ees, ole järjepidev, usalda Jumalat ja otsusta olla sihikindel. Otsusta pühenduda ka väikestes asjades. Ja kui sa hakkad Jumalat tõsiselt võtma, Jumalat teenima, ka kogundus väikestes asjades, olgu see iga pühapäev, tuled vaatad, kas lauad on paigas, kas saad midagi teine, kas toolu saad sirgeks panna, ära minnes, mis iganes, see loo see mõnus atmosfäär, ole kaasas, ole pühendunud. Ja sa näed Jumala imesid. Sa näed Jumala imesid. Me kõik tahame seda näha. Ja olgu ka õige pilt Jumalast. Milline on Jumal? Millise sa näed Jumalat? Ja kui sa täna mõtled, et Jumal ongi see, kes tahab sind läbi kukutada, siis see ei ole nii. See ei ole tõde. Vaata, kui armune on Jumal. Mul on hea meel, kallid. Võisin teiega täna koos jagada siin. Ja mul on 2 minutit aega. Ma tahan teiega koos palvetada. Ja läheme Jumala ette. Ja kui sa oled täna siin ristel olles, siis otsusta täna. Täna on see päev, kus ma otsustan pühenduda Jumalale. Täna on see päev, kus ma otsustan oma fookuse paika panna. Olla täna siin ja keskenduda issanda teenimisele. Keskenduda oma ettevõtmistele. Mis iganes su elus on valesti, mis iganes su elus on halvasti. Olgu need suhted, olgu need perekonnaga, olgu need mingid muud asjad su elus, finantsiraskused, olgu need mingid muud valdkonnad. Siis otsusta täna, ma teen selle sammu, ma usaldan Jumalat, ma otsustan selle keskenduda pühenduda ja lähen ja võtan ja murran sellest läbi. Ma olen sihikindel selles. Nii et täna oleme ühes koos ja palvetame. Issand, me tuleme sinu ette ja me täname Issand siin selle hea võimaluse eest täna. Vaadata sinu sõna ja õppida Issand sinu sõna keskelt. Issand, ma tahan tänada igat üksikutele, kes siin on. Ja Issand, tahame täna paluda kõigi nende pärast, kes on ristteel, kes on raskuste ja võitluste keskel. Siis Issand on üks hea koht, kus olla. See on üks hea võimalus, kus edasi liikuda ja öelda, Issand, siin ma olen. Ma vaatan täna, Issand, sinu peale. Ma lähen ja võitlen head usuvõitlust. Jumal, sina kannad mind läbi ka sellest. Sa kannad Issand läbi mind nendest olukordades, kus ma täna olen. Sest Issand, ma olen otsustanud oma südames pühenduda Issand. Pühenduda Issand sinu teenimisele. Pühenduda Issand sinu sõnale. Ja saada kätte need tõotused Issand, mida sa oma sõnas öelnud. Issand, me tahame usaldada sind ka selle võitluste keskelt, sellel teel, kus me oleme. Sest sa oled Jumal, kes hoolib meist, kes on tõotanud olla meie kõrval. Ja sõna ütleb, et kui me läheme isegi surmavari orust läbi, siis sina oled meiega. Kui isegi mürkmood hammustavad, need ei tee meile kahju. Sest ma olen usaldanud Jumalat ja otsustanud teda teenida.
issand, ma tänan sind iga üksiku eest täna siin. Ma issand tahan tõesti paluda, et issand sinu püha vaimu vägi täna puudutaks inimesi siin, nende võitluste keskel, selle ristteel ja nad saavad issand ühe julguse, ühe innu läbi minna ja võitleda head usuvõitlust ja nad issand lähevad ja võidavad. Sest sina issand oled nendega. Halleluuja. Amen.